Suurbritanniast tulevad ja lähevad peaministrid. Mõned saabuvad suure võiduga, mõned saabuvad loosungitega. Mõned saabuvad lubades stabiilsust, pädevust ja uut peatükki. Ja siis, pärast umbes sama pikka säilivusaega kui jogurtil, saadetakse nad number 10 ees asuva poodiumi juurde, kus nad ütlevad midagi südamlikku ja kaovad igaveseks tulusasse järellellu, mis koosneb esinemistasudest ja mälestuste raamatutest. Kuid üks avalik teenistuja jääb. Larry Cass, kabinetikantselei peahiirepüüdja, tõeline püsiv valitsus. Larry on nüüd üle elanud 6 peaministrit. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ja Keir Starmer. See ei ole lihtsalt kass, see on põhiseaduslik institutsioon vurrudega. Larry saabus Downing Streetile 2011 aastal, võeti Battersea koerte ja kasside varjupaigast Cameroni valitsemise ajal. Pärast näriliste probleemi maja number 10 juures sundis Sten Briti riiki tegema seda, mida ta kõige paremini oskab. Reageerima kriisile väikese sümboolse ametisse nimetamisega ja lootma, et kõik rahunevad maha. Ja erinevalt paljudest hiljutistest Briti peaministritest sai Larry tegelikult ülesandest aru. Tema ametlik tiitel on kabinetikantselei peahiirepüüdja. Ühendkuningriigi valitsuse sõnul hõlmavad tema ülesanded külaliste tervitamist residentsis, turvameetmete kontrollimist ja antiikmööbli testimist uinakute jaoks sobivuse osas. Larry on saanud ka üheks kaasaegse Suurbritannias suurimaks diplomaatiliseks püsiväärtuseks. Kus oli Donald Trump, seal oli ka Larry. Kus oli Ukraina president Volodymyr Zelenski, seal oli 2 Larry. Kindel käsi, mis säilitab riigi järjepidevust isegi kauem kui kuningas ise. Poliitilise kaose ajal on Larry samuti suurepärane rahvusliku meeleolu esindaja. See ei ole lihtsalt kass, kes keeldub füüsilisest kontaktist, see on elav arvamusküsitlus. Aga ärme teeskle, et Larry on vaid tseremoniaalne tegelane. Ta ei ole mingi kohevilmas skott, kes lõsutab riigiaparaadi otsas. Ta on ametlikult hiirepüüdja. Ja mõnikord see töö laieneb. Siin on Larry, kes kaitseb Suurbritannia piire tuvide eest. Kas tuvi oli oht riigi julgeolekule? Me ei saa seda kunagi teada. Kas tal olid õiged dokumendid? Ka see on ebaselge. Aga Larry nägi loata maandumist maja number 10 juures ja reageeris otsustavalt. Just sellist tegutsemist on Suurbritannia immigratsioonide debatt juba aastaid nõudnud. Aastate jooksul on Larry näinud, kuidas Suurbritannia on pidanud taluma Brexiti, Covidit, juhtimiskriise, parteide mässu, turupaanikat, tagasiastumisi ja skandaale. Ja kõige selle juures pole Larry põhisõnum kunagi muutunud. Ta ei pea kõnesid, ta ei anna intervjuusid. Ta lihtsalt istub musta ukse ees, kiirgab rahulikku põlgust nagu olend, kes teab, et kõik teised on ajutised. Ja võib-olla just sellepärast armastabki Suurbritannia teda. Sest süsteemis, kus valitsused lubavad pidevat stabiilsust, kuid on nähtavalt allamäge libisemas, pakub Larry midagi haruldast, järjepidevust. Ja kui ametisse astub uus Briti peaminister, jääb Suurbritanniat kulisside taga juhtima kindel käsi. Cass Larry, valitsuskabineti peahiirepüüdja. Nüüd mõned äramärkimist väärivad nimed. Downing Streeti poodiumi mees, kes ilmub number 10 ette, et lahkumisteks lava valmis seada. Ja üks lehtsalat, mis sai kuulsaks, kui pidas kauem vastu kui endine peaminister Liz Truss.